Meie minimaja kontseptsiooni arendamine sai alguse peamiselt isiklikest eelistustest ja läbi selle prisma me hindasime põhjalikult tulevase kliendi ootusi just sellist tüüpi minimajade kontseptsioonile. Meie peamisteks eesmärkideks oli, et toode peab olema odav, betoonist, moodulite põhine, transporditav, ilma vundamendita, aastaringseks kasutamiseks, energiaefektiivne, paigaldatav raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse, kliendile peab olema selle kasutamisel turvatunne, et ta isiklik vara on kaitstud, ta peab olema standardne, ta peab olema praktiline, ta peab olema kauakestev. Kõik vajalikud katsetused ja eksperimendid on tehtud ja selle tulemusel me näeme, et meie kontseptsioon töötab. Meie kontseptsiooni on võimalik tarvitusele võtta nii eraviisilistel eesmärkidel kui ka ärilistel eesmärkidel. Kasutuse diapasoon on äärmiselt laiahaardeline. Peamine suund on siiski otsene minimajade müük klientidele. Loomaks maksimaalset nõudlust oleks kõige efektiivsem meetod oma näite varal demonstreerida, kuidas meie minimajad on võimelised ostjale muutuda tuluallikaks. Klient saades aru sissetuleku tekitamise võimalustest, veendudes tulu tekitavuses, hakkab hoopis teise pilguga suhtuma tulevase ostumüügi tehingusse. Üks peamisi eesmärke meie betoon minimajade kasutamiseks on luua meie ettevõtte poolt odav rendimajade külad. Samaaegselt on odav rendimajade külade ülesseadmine kui turunduse käik. Turundamisse on vaja igal juhul panustada suhteliselt palju raha, siis seejuures on parim lahendus, kui turundusmehhanismid tooksid hoopis raha sisse, mitte ei tekitaks tagastamatuid kulusid. Meie betoonelement minimajasid on võimalik üles seada mitte ainult odavrendiküladena, vaid ka üksikmajadena, kämpingute asemel kuurortpiirkondades, meelelahutuspiirkondades, võimalik kasutada kui kontoreid ja ka näiteks loomade hotellidena. Odavrendi majutuseks kasutatavate minimajade külade kontseptsiooni kasutatakse eri maades laialdaselt. Meie vaid veidi muutsime ja adapteerisime pika perspektiivi peale aastaringseks kasutamiseks autonoomse eksisteerimise võimalusega. Meie minimaja on võimeline genereerima tulu vähemalt 50 aasta vältel väga väikeste hoolduskuludega. Tänase päeva hinnavaatlusega hakkab meie betoonist minimaja maksma lõpptarbijale umbes 20 000 euro hinnaklassis. Tänase päeva majutusteenuse hindade puhul hostelites keskmiselt olenevalt piirkonnast kõigub 35–40 eurot. Vaatame võimalust rentida ruume 12-tunnise perioodi täpsusega hinnaklassis 20–25 eurot, millele lisandub elektrooniliselt automaatselt edastatavad vee- ja elektrikulud. Päeva keskmine tootlikkus Eestis on keskmiselt 20 eurot päev. Sellisel viisil oleks kasum ühes kuus 600 eurot ühe maja pealt. Arvestades ettevaatamatute kuludega arvestame maha veel kuu lõikes 100 eurot, mis teeb 500 eurot kuus. Aastas teeb see 6000 eurot. Tasuvus omanikule on 3,5–4 aasta jooksul. Kuna meie betoon minimaja vajab väheseid hoolduskulusid, on järgmised 45 aastat selle maja tootlikkus väga efektiivne. Samuti on meie plaanides luua mobiilirakendus sarnane Bolt rakendusele, mille abil genereerib rakendus dünaamiliselt hindasid vastavalt erinevatele välistele teguritele, täituvusele, turisminduse, hooajalisusele, lähedal toimuvaid sündmuseid arvestades. Erakliendil oleks võimalus liituda rakendusega rentimaks välja meilt ostetud minimaja, mis teeb kliendi teenistusvõimaluse veelgi lihtsamaks. Kontseptsioon on läbi mõeldud selliselt, et meie ise praktiliselt mitte midagi ei tooda. Minimaja ülesseadmiseks kasutatavad detailid on väga lihtsad ja kergesti soetatavad. Meil ei oleks mitte mingisugust sõltuvust mitte ühestki konkreetsest tootjast. Ärikontseptsiooni on äärmiselt lihtne mastabeerida ja vastupidi. Samuti on võimalik kergusega alustada minimajade kokkupanemist mis tahes riigis. Meie betoonelement minimajade kokkupanemiseks ei ole vaja mitte ühtegi eriteadmistega inimest. Just sellel põhjusel on meie kontseptsioon äärmiselt kriisikindel ja pankrotiohuta.